till the pain's gone. Don't let the devil take you. Don't let him ever take. One eternity later. No terekest. Ma alustan seda videot nüüd nagu Agu Sihvka raamatut, et kõik teile siis ära rääkida. Ma pean alustama täiesti algusest. See ei ole nüüd küll selline video, et ma siin hakkan nüüd nutma ja halama, et issand, elu on nii raske ja et miks selliseid probleeme tekib üldse, nagu suht kõik inimesed YouTube'is mingi halavad ja valavad pisaraid lihtsalt likeide ja subscribe'ide nimel. Aga ma lihtsalt tahan rääkida, et siin Austraalias ei ole ka kõik lilleline. Ei ole päris nii, et siin on head palgad ja siin on elu hästi kogu aeg. Et tekib ikkagi probleeme ka ja nendest tuleb lihtsalt jagu saada ja täiskäigul edasi. Siis kui me novembris uuesti Austraaliasse tagasi tulime, me ostsime omal uue auto. Selleks oli siis Kia Sorento ja selle auto ostuga juba oli üks paras mähkimine selles mõttes, et me läksime tegelikult Perti ühte teist autot vaatama ja siis selle päeva jooksul vaatasime mitut teist autot ka, mis ükski ei olnud nagu selline, et tahaks seda päris osta. Ja siis põhimõtteliselt juba õhtul enne farmi tagasisõitu leidsime Facebooki Marketplace'is siis selle Kia, mis oli just mingi 5 minutit tagasi sinna lisatud. Tundus natuke liiga hea, et tõsi jälle sellepärast, et kõik teised autod siis, mida me olime vaatamas käinud, maksid kõik natuke nagu rohkem ja olid kehvemas seisus kui siis see Kia. Ja Kia oli nagu täiesti perfektne lihtsalt. Ainuke viga oli see, et konditsioneer ei töötanud, aga muu oli kõik täiesti okei, sõitis väga sujuvalt, auto nägi väga ilus välja ja ta maksis $2500. Alguses kohe siis parandasime selle konditsioneeri ära ja siis see auto oli nagu täiesti okei. Selle poole aasta jooksul siis kuni roadtripini meil ei olnud väga mingisuguseid probleeme selle autoga. Ta oli väga usaldusväärne auto meil. Ja terve roadtripi aja ei olnud meil mitte ühtegi probleemi. Sõitsime kruusatee peal, sõitsime liiva peal, sõitsime 4WD jackidel ja kõik oli vinks-vonks. Kuni siis selles eelmises videos mainitud intsidendini, kus siis see mootori jupp hakkas logisema ja tegelikult seal töökojas mainiti meile juba, et see probleem on ilmselt parandatud selle eelmise omaniku poolt, sest eelmine omanik mainis, et ta on ise autoremondimees ja et on ise nagu seda autot kogu aeg parandanud. See logisev jupp seal oli ka siis ilmselt sellest tingitud, et see eelmine omanik siis lihtsalt oli selle all oleva probleemi nii-öelda kinni mätsinud. Enam-vähem mingid poldid peavad seal ja see jupp on ilusti seal küljes ja et auto on sõidetav. Pool aastat siis meie käes see auto oligi sõidetav. Kuni siis selle hetkeni, kui see polt seal murdus ära ja see jupp hakkas seal logisema. Viimane kord seal töökojas tehti ka kõik nii hästi korda kui võimalik. Seda uut juppi küll sinna ei pandud, sellepärast et seda oleks pidanud ootama 2 nädalat, aga seal öeldi ka, et see ei ole nagu otseselt vajalik. Kui nii saab korda, siis should be okay. Ja see oli siis täpselt 5 päeva korras. Selle 5 päeva jooksul ilmselt see oli paranoia, võib-olla me päriselt ka kuulsime ka sellist natukene mingit logisevat häält, mis ei kõlanud nagu väga õige. Aga kuna just see probleem oli olnud, siis me mõtlesime, et äkki me kujutame ette endale. Kui me olime teel siis praegusesse linna, kus me oleme, Kulunurrasse, siis 200 kilomeetrit enne Kulunurrat käis lihtsalt mingi kolks. Aga kuna me just sõitsime ühest sillast üle, siis me arvasime, et lihtsalt sõitsime sillast üle, siis tuli nagu mingi kolks. Aga paarsada meetrit edasi sõites siis
armatuurile lõid nagu tuled põlema ja pidime siis tee äärde tõmbama. Kui me kapoti lahti tegime, siis seesama logisev jupp, mis siis eelmises kohas oli väidetavalt korda tehtud, oli siis seal täiesti kadunud. Need rihmad siis, mis selle juppi ümber seal on, need olid seal lihtsalt täiesti lõdvalt rippumas ja see jupp siis oli seal kuskil auto all kinni jäänud sinna. Ja kuna minul ei ole kunagi elus midagi sellist juhtunud, et ma olen kuskil täiesti out of nowhere, ühtegi asulat, mitte midagi läheduses ei ole ja lihtsalt auto sureb keset teed ära, siis alguses oli küll natuke hirmutav, et mis me nüüd siis nagu tegema peaks. Ühe korra Eestis juhtus mu autoga selline probleem, et nagu mootor kuumenes üle ja ta lülitas ennast välja, aga see oli lihtsalt ühe telefonitee kaugusel minu vanaisast ja vanaisa tuli appi ja asi nagu lahenes. Aga nüüd, kui sa oled Austraalias nii, et 200 kilomeetrit on ühest linnast, 200 kilomeetrit on teisest linnas, siis mina olin küll suht nõutu, et no, mis me nüüd siis tegema peaks. Õnneks siis selles kohas, kus me autoga seisma jäime, seal oli levi, sellepärast et terve ülejäänud tee peal on suht enamus aja no service ja hea oli ka see, et enne road tripi algust me tegime endale veel eraldi kindlustuse autole ja siis kindlustus organiseeris meile puksiiri järele. Põhimõtteliselt me veetsimegi terve päeva seal tee ääres seda puksiiri oodates ja suht pimedas jõudis see puksiir kohale, laadis meie auto peale ja siis meie kolmekesi pluss siis see puksiirijuht sõitsime siis Kununurrasse. Õnneks siin Kununurras me leidsime endale ööbimise, kus on ka lemmikloomad lubatud. Saab Valder ka meiega siin koos olla ja ei ole nagu mingit probleemi, et kui me peaks siia pikemaks jääma. Järgmisel päeval viidi siis auto sinna remonditöökotta. Meile tehti siis selline hinnakalkulatsioon, et kui palju siis selle auto parandamine maksma võiks minna. Lõplik hinnakalkulatsioon siis oli $4200 ja me mõtlesime, et okei, et sellise raha eest ei ole küll mõtet seda autot remontida, et selle raha eest saab siin juba mitu uut autot omale. Ja siis me olemegi siin Kununurras niimoodi natukene nagu lõksus. Auto me saime õnneks maha müüdud küll mingi täiesti labase võileiva hinna eest. Kui me oleks ta lihtsalt Romulasse saadnud, siis sealt me ei oleks midagi saanud. Ka enamus matka ja elamisasju jäid kõik autosse. Ja nüüd siin ööbimiskohas olles siis ma olen sellised mitte nii eluks vajalikud asjad ka saanud õnneks Facebooki Marketplace'is maha müüa. Ja meie edasine plaan on siis, et me lendame lennukiga esialgu Darwinisse ja sealt edasi Cairnsi. Meie esialgne plaan oli küll minna Darwinisse ja jäädagi Darwinisse ja seal omale kuskil tööd otsida. Aga kuna seal on ikkagi üsna kallid autod ja selliseid odavaid autosid nagu väga ei ole, et mis lihtsalt viiks su punktist A punkti B ja elamine on ka üsna kallis, siis me mõtlesime, et me läheks edasi Cairnsi, et seal on autod odavamad ja elamine odavam. Kuna me oleme sellised väiksed juudid, siis igalt poolt tuleb kokku hoida. Selle lendamisega on ka üks paras sehkendamine. Valderile pidime otsima eraldi lende, kuna sellel päeval, kui meie siis lendame, ei ole ühtegi lendu, kuhu oleks saanud bookida ka Valderit. Aga õnneks läheb lend järgmise päeva hommikul ja siin Kununurras on üks mu tuttav, kes siis on nõus Valderi lennuki peale viima. Ja noh, Villu ei saa midagi aru, et elus midagi halvasti praegu oleks, et temal on väga murevaba elu. Kaalusime siin igasugu erinevaid variante, et näiteks rendime campervan'i ja võtame siis autost kõik oma asjad, mis meil on. Ja siis me alguses otsisime ka busse, et kas äkki saaks bussiga sõita siit Darwinisse. Aga bussipiletid on palju kallimad kui lennukipiletid ja ajaliselt see võtab ka palju kauem aega. Et siis kõige lihtsam ja odavam on ikkagi lennukiga minna. Kuna meie senine road trip oligi pigem selline, et me väga ei puhanud, me lihtsalt tripisimegi ühest kohast teise,
käisime matkamas, mida iganes me kõik tegime, siis võib-olla see ongi just hea variant praegu puhata. Me oleme siin ööbimiskohas, nii et me ei pea mitte midagi tegema. Saame käia terve päeva lihtsalt basseini ääres, lebotada ja vahepeal siis käime, kõnnime linna, käime poes ja Valder saab siin meiega koos jalutamas käia, et siin on nagu päris puhkus. See meie Austraalia roadtripi seeria ei ole veel läbi. Ma ikkagi plaanin teha videosid nii kaua, kuni me jõuame kuskile, kus me saame paikseks jääda ja hakkab see selline rutiinne elu pihta, et nii kaua ma näitan teile, et kuidas meil läheb see lennureis ja kuidas me lõpuks siis sinna Cairnsi välja jõuame. Aitäh vaatamast ja järgmise videoni. Bye! Thank you.